Vaata sinna. Sinna peaks kerkima hästi suur maja, et ta peaks olema posti otsas, mingi ülitillukese posti otsas ja minema 50 meetrit õhku. Ja siis see peaks olema ümmargune veel ja ümmarguste akentega. Nii, et sa näed 15. korruselt näed merd ja see peaks olema nii suur, et sinna mahuksid kõik ära. Okei. Tead, Aaron, mina arvan seda, et üks õige selline maja, millegi arhitekt peaks suutma teha, eks ole, võiks olla just täpselt midagi sellist. Selline lihtne karbik on ju 5 korrust, raudbetoon elementidest, hea lihtne ehitada on ju. Igale arhitektile meeldib. Ei ole vaja nagu asju keeruliseks ajada, eks ole. Kuule sõber, tegin need arhitektuurilised kavandid ära. Approximately 10 hours later. Et sul on majja nii palju ruumi lajal, et panna oma torud ja mis värgid sul veel vaja panna on. Rohkem ei saa anda ka sulle. Kindlalt rohkem ei saa. Ei, mitte üldse. No nii, Raivo, jäta nüüd täpselt meelde, et nädala aja pärast peab selles majas olema ventilatsioon sees ja see peab ka töötama ja olema häälestatud. Rohkem aega kahjuks anda ei saa. Saame hakkama. Jaan, sinna poole. No mis te passite? Liigume nüüd. Lõpuks sai see ventilatsioon valmis. Nii. Ja. Tervist! Jah. Hei, kas ETS Nord kuuleb mind? Jaa, väga tore. Teate, mul on selline probleem, et mõlemas toas on vent paigaldatud ja kõik töötab. Aga ühes toas on nagu liiga umne ja palav. Teises toas on liiga suur lärmi õhku, liiga palju. Et kas oskate öelda, milles probleem on? Tere, jaa. Ma aiman, milles võib probleem olla. Tule meie arendus- ja teaduskeskusesse ja lahendame selle probleemi koos ära. Ops! Tere! Räägi meile, mis probleem meil siin on ja kuidas seda lahendada. Ma sain aru, et probleem on siis selles, et on 2 ruumi, kõrvuti olevat ruumi ja ühes siis, nagu me näeme, tuleb palju õhku sisse, suurel kiirusel, tõenäoliselt suure müraga ja samas teine tuba ei tule üldse õhku sisse. Sellest võib järeldada, et midagi on viga siis ventilatsioonisüsteemi tasakaalus. Aga kuidas seda probleemi lahendada? Siinkohal ma arvan, et võiks panna reguleeriklapi vahele. Ehk siis reguleeriklapp selline, siit saab seda kruttida. Aga selle tööpõhimõte on siis selline, et ta läheb torustiku vahele. Pannakse torustiku vahele, siia läheb teine toru ja siis vastavalt saab seda siit reguleerida. Et meie olukorras siis, kui siia ruumi tuli liiga palju õhku, siis see klapp, mis on sellel torustikul, selle keerame rohkem kinni, siis tuleb siit vähem õhku ja kuna süsteem on tasakaalus, siis see õhk, mis siit läbi ei lähe, läheb teise ruumi. Ehk siis saame lahendada selle olukorra. Väga hästi. Aga kui levinud probleem see on? Tasakaalustamine on üsna levinud probleem. Tihtipeale isegi kui projektis on õigesti pandud reguleerklapid, võib praktikas juhtuda, et need on kas jäänudki siis valesse asendisse, näiteks objektil siin on näha, on need numbrid, et see tuleb kõik seadistada õigesti. Et tihtipeale ongi niimoodi, et projektis on õigesti klapid paigaldatud, aga lihtsalt seade on vale ja siis nagu näha, mis juhtus. Ma loodan, et teie süsteemid said ilusti tasakaalustatud.